Alates sellest saatest hakkame me tegema erinevaid katseid, mis liiklusega seonduvad. Esimeseks neist on levinud müüt, et suured autod võtavad linnas palju kütust ja üldse on linnas üsna kulukas ja bensiinirohke sõita. Meie oleme võtnud endale katsealuseks 3-liitrise turbodiiselmootoriga Land Cruiseri Toyota ja vaatame, kui ökonoomselt me sellega linnas sõita võime. Me vaatame, teeme linnas ühe tiiru ära ja vaatame, kui madalaks me selle küttekulu saame. Mina sõidan põhimõtteliselt siis nii, nagu ma tavaliselt sõidan ka. Sõida nii, nagu sa tavaliselt sõidad, võimalikult ökonoomselt. Vasakada. Jah. No 8,8 liitrit oli minu keskmine küttekulu siin linnas sellel väikesel distantsil sõites. Igatahes see ökosõidu õpetaja ütles, et tema suudab paremat ja ütles, et kui alla 7, siis on väga hästi. Arvestades seda, et selle auto mootor on 3-liitrine turbodiisel, siis mina võin küll arvata, et 8,8 oli mul täiesti niisugune keskmine. Vaatame, kui palju on siis võimalik vähem sõita ja mõningad nipid, kuidas iga inimene, iga mootor, iga autoga ökonoomsemalt sõita linnas saab. Et kui nüüd natuke kommenteerida sinu sõidu algust, siis sina alustasid kohalt liikumist sellega, et sa panid automootori tööle. See loomulikult automootor peabki töötama, muidu ei saagi koha pealt minema. Aga see automootor töötas sul koha peal orienteeruvalt 10, 20, 30 sekundit ja seda sellepärast, et ootasid senikaua, kuni tagant tulevad sõidukid, tekitavad sulle selle augu ja et sa koha pealt minema saad. Aga 20-30 sekundit tühi käigul, see kulutab kütust ja sealt oleks võimalik juba kokku hoida. Samas, kui sa alustad liikumist, siis ees on meil tegelikult foor. Fooris on punane tuli praegu. Ja kui ma nüüd panen selle automootori käima, nullin sinu 8,8 liitrit ära ja alustan sõitu, siis see tegelikult läks palju sujuvamalt 5 sekundit minu 25 vastu. No ega ma ennem aega ei mõõtnud. Ja nüüd on nagu see olukord, et ma saan väga suure tõenäosusega jätkata siit foori alt liikumist selliselt, et ma ei pea oma sõidukit peatama. Kohe peaks minema roheliseks ja selliselt on juba kõvasti kütust kokku hoitud, üks peatumine on tegemata jäetud. Ja üldiselt on ka see, et tühi käigul ei libise linnas, vaid pidurdad käiguga võimalikult palju? See sõltub nüüd tegelikult sõidukist. Praegu pidurdan käiguga, sellepärast fooris läks tuli punaseks. Aga teatud hetkedel kasutan ka selle sõiduki puhul suhteliselt palju vabakäiguga veeremist. Ja diisli eripära on see, et see käiguga pidurdamise intensiivsus on suhteliselt suur. Kui me räägime bensiinimootorist, siis seal on see käiguga intensiivsuse pidurdamine väiksem ja ma saan kasutada seda liikumisenergiat nagu rohkem ära. Diisli puhul ta summutab selle liikumisenergia liiga kiiresti ära, samas vabakäiguga ma saan vabalt edasi veereda ja lõppkokkuvõttes saavutan siis teatud mõttes võidu. Üldiselt meil on, mootor on praegu 3.0 turbodiisel ja juba natuke alla 30 läheb kolmas käik sisse. Ehk võib öelda, et iga mootoriga võib juba siin 30 pealt 3, 40 pealt 4 ja 50 pealt 5. Nii võib kindlasti öelda, et see on nüüd tunnetamise küsimus, see on käigukasti ülekannete küsimus ja jalakäija tahab üle teel minna. See on muidugi märkimisväärne kulu. Ei, see ei ole kulu, sellepärast ees on niikuinii punane tuli ja sealt alt me läbi sõita niikuinii ei saaks. Nii et me ei ole tegelikult mitte midagi kaudanud. Praegu me liigume juba aeglasel tempol, kui nüüd oleks suur liiklustihedus, siis tegelikult ikka keegi niikuinii enne sinna foorini ei jõuaks kui meie. See võib-olla ajab tagant inimesi närvi, et mis sa siin venid?
Võib-olla ajab närvi, aga elu on seda näidanud, et nad üks hetk tabavad selle ära, et ega neil ei olegi midagi võita. Ja eesmärk tegelikult, nii nagu ma ka ennem ütlesin, ei ole kedagi nagu kunstlikult takistada. Ja ma ei ole sellega tekitanud mingit takistust tegelikult liikluses, sellepärast et ma venisin 20-25 kilomeetrit tunnis siia foori alla viimased 100 meetrit, aga nüüd ma seisan ikka siin juba 10 sekundit, eks. Et tegelikult ei ole sellega ei aega võidetud ega aega kaotatud. Kas on mõni eksiarvamus ka, mida inimesed ökosõidust arvavad, et ma nüüd olen väga ökonoomne, aga tegelikkuses on hoopis vastupidi, see mingit võitu ei anna? No selline suurim eksiarvamus on võib-olla see, et käiguga pidurdamise ajal mootor tarbib kütust rohkem kui vabakäigul sõites. Teeb kõva häält lihtsalt. Ja. Ma vaatan, et sul on fooridega vähem vedanud kui mul natukene. No ei ole hullu. Mis see küttekulu praegu näitab? Küttekulu näitab 9,6 liitrit. Jah, minul selles kohas oli umbes 14,5. See on juba... Ma seda ei näinud. Aga fooride vastu me ei saa, et siin ongi see kogemuse küsimus, et kuidas sa tunned liiklust, ehk tegelikult säästliku sõidu puhul on nagu väga hea oleks teada neid fooritsükleid. Ja fooritsükleid selles osas, et kuidas nad töötavad, et kas sul on üldse mõtet kiirendada, kas sa jõuad sealt järgmise foori alt läbi või ei jõua. Et kui te iga päev sõidate ühte sama marsruuti, siis vaadake selle pilgu läbi, et mis tegelikult eespool toimub. Kui ma ei jõua läbi, siis mul ei ole mõtet võib-olla üldse kiirendada 50-ni, vaid piisab seal 35 või 40. Mõne koha peal on veel ka see, et kilometraaži poolest on teekaud lühem, aga arvestades neid foore ja kõike on see tõenäosus, et sa kuskil jääd rohkem tappama on suurem, et siis on isegi võib-olla mõttekam natuke suurema ringiga sõita. Seda küll, et alati otse ei ole kõige ökonoomsem. Ometi kõik tahavad seda sõita? Nii ja naa. Samas see võib-olla ei kõla linnaisade silmis kõige paremini, aga mina isiklikult kasutan läbi kesklinna sõitmist tihti ja väga tihti, sellepärast, et liiklustihedus on seal kõige väiksem. Kõik kardavad on ummikus? Täpselt, et võib tekkida ka teistpidi arvamusi, eks. Oota, 40 pealt on 5 käik juba sees? On isegi 42 pealt 5 või kuskilt siit maalt on ta 5, jah. Kas mõnikord ei tundu, et see kurnab autot? Ütleme nii, et seda peab nagu ära tunnetama, et mis hetkest ta veab ja mis hetkest ta ei vea. Juba hakkab detoneerima. Kui ta hakkab detoneerima ja tihti on see, et väiksemate mootorite puhul üksi sõites teatud kiiruse pealt veab juba, mitmekesi sõites ei vea, et siin ongi nagu see, et sa pead oma autot tundma, mida sa tegelikult kasutad. Sest mina olen aru saanud, et ka liiga madalate pööretega sõitmine kurnab mootorit ja võtab küttekulu just. No ütleme nii, et üleloomulikult madalatega tekib jah see probleem. Aga mitte nüüd see, et mul on praegu siin kuskil 1400 pööret. See on okei. See on täiesti okei. Sellepärast, et kui me räägime mootori õlirõhust, siis mootori õlirõhk ei tõuse proportsionaalselt pööretega, et kui me tõstame 2 korda pöördeid, et siis mootori õlirõhk tõuseks ka 2 korda. See kasvab ainult suhteliselt tühiste protsentide näol. Ja kui me nüüd räägime sellest aspektist, et millise mootori pöörete juures mootorid kokku jooksevad, siis tegelikult jooksevad nad ikkagi kõrgete pöörete juures kokku, sellepärast nende õlitatus see juures on kehvem kui madalate pöörete juures. Tegelikult on sõidukit võimalik kasutada väga madalate pöörete juures, et kui me nüüd gaasi ei lisa, siis ongi see, et ta üks hetk hakkab detoneerima või värisema, et ta ei vea enam, aga see kiirus on tegelikult siis suhteliselt madal, et see kiirus on kuskil, ütleme, et 5. käigu puhul võib-olla 20-25 kilomeetrit tunnis, kui hakkab tekkima see oht, et mootor hakkab välja surema. Kui me jala võtame gaasi pealt ära, siis tegelikult kuni sinnamaani ei juhtu nagu midagi hullu.
Nii et võib tegelikult seda muidugi peab igaüks ise proovima oma autoga. Seda tuleb ise proovida. Otse loomulikult 25 kilomeetrise tunni kiiruse pealt me ei saa 5. käiguga kiirendada ja üldse ta ei hakka enam kiirust koguma. Aga see hirm, et ta välja sureb, seda ei ole vaja karta. Et võib-olla siis ei pea no, ka... Jah. Kas see nüüd peaks mind vihastama? Jah. Siin on nagu hoopis teine selline pool, et mis nagu liikluse poole pealt võib-olla tekitaks küsimust, et no minna vastu mäge esimese teise käiguga ära ei ole just säästliku sõidu aspektist kõige kasulikum ja parem, eks, et kui ma võiksin siit mäest hooga üles minna. Aga kui me sellest jalakäijast räägime antud hetkel, siis meie taga oli 3-4 autot. Kõik need sõidukid pidid peatuma. Aga ka see on selline keskkonnasäästliku eluviisi propageerimine või no sa ei pea sundima oma eesõigusega, teatud mõttes eesõigusega, sõidukit peatama. Et tegelikult võiks ka jalakäija mõelda selle peale, kuidas autod sõidavad, kui ei ole fooniga reguleeritud. Võiks ka jalakäijad mõelda selle peale, kuidas autod sõidavad ja sealt kaudu tegelikult tulebki see ühine vastastikune mõistmine, eks. Kui me räägime võib-olla veel kolmandast valdkonnast, näiteks liikluse reguleerimisest, siis liiklusreguleerijal ei ole otstarbekas peatada mõnda veokit või peatada mõnda liinibussi rivis esimesena. Ehk kui ta läheb ja peatab selle kinni, lase see läbi ja peata siis, sellepärast et liiklussujuvuse osas on see, et sellel raskel veokil kulub peatumiseks palju rohkem maad, palju rohkem aega, teistpidi selle sõiduki kiirendamisel on tegelikult pärast täpselt sama olukord ja liikluse reguleerija ülesanne on see, et liiklus laabuks sujuvalt. Kui ta aga tekitab endale sellega teatud mõttes lisaaega, mida ta ise endalt ära võtab, noh, nii ta on, eks. Meil on 6. käik praegu sees, jah? Meil on 6. käik sees, jah. 6. käiguga peaaegu mäest alla. Mina läksin siin julgelt isegi 3. või äärmisel juhul 4. peale. Hirmus, et ei saa äkki kohalt ära korralikult. Saab. Sa ise ütlesid, et suur ja võimas mootor. Aga tegelikult tänapäeva sõidukite need väändemomendid ehk need positsioonid, siis mille pealt sõiduk juba kõrgema käiguga peab, on viidud tegelikult suhteliselt madalate kiiruste juurde, madalate pöörete juurde. Et siin 1500 pöörde juures veab ikka auto täiesti vabalt selle kõrgema käiguga. Kui palju üldse praegused autotootjad mõtlevad selle peale, et ei oleks inimesel raske seda ökosõitu teha, vaid see oleks täiesti loomulik niimoodi, et ta ei pea ennast väga palju muutma? No autotootjad tegelikult 90ndate aastate algusest alates on väga palju selle peale mõelnud, et muuta autosid ökonoomsemaks ja see on nagu juba ühtepidi niuke ütleme, et ka müügitrikk selle poole pealt, et kui sul on ikkagi sõiduk ökonoomne, mis võtab liitri võrra vähem kütust kui teine, siis see oleks nagu see koht, kus tasub inimesel või inimene, kes sõiduki ostab, selle peale mõelda, et auto hind võib-olla on küll mingi X summa võrra kallim, aga see X summa tuleb 5, 6, 7 aastaga tegelikult tagasi. Kas see vastab tõele, et need uued autod, mis välja tulevad, lubavad ees läks Fooris tuli kollaseks, kuigi see kollane tuli meid ei puuduta antud hetkel, sellepärast, et meie liigume paremale. Aga neid inimesi, kes naaberreas liiguvad kindlasti. Jah. Et kas autotootjad ikka räägivad tõtt, kui nad lubavad praegu, et siin linna keskmine küttekulu 5 ja alla selle uued süsteemid, mis lülitavad auto mootori foori taga välja, kas
on see ikka tõenäoline, on see ikka õige või pigem on see natukene üle liialdatud? Sõltub autost, aga ma arvan, et 5 on täiesti reaalne autoga välja sõita, et see ei ole nagu midagi üle mõistuse. Pean tähelepanu juhtima, et kütuse tuli hakkas põlema. Ma ei tea, kas ma olen nii ebaökonoomselt sõitnud. Samas, kui me räägime niisugustest võib-olla pisidetailidest, siis vastumäge kiirendada ei ole otstarbekas. Kiirenda pigem allamäge. Kasuta ära need teereliefid. Siit läheb tee kerge langusega. Kui siin oleks vaja kiirendada, siis tuleks kiirendada siin, aga mul ei ole otstarbekas kiirendada, sellepärast ees fooris pole roheline tuli ja kõigi eelduste kohaselt sealt läbi ei jõu. Nii et see ennetamine ikka, see on ikka väga tähtis. Nagu näha, ei jõua läks kollaseks. Ehk ma pigem pidurdan käiguga ja liigun tegelikult 0 kütuse kuluga praegu. Ja seda on ka näha. Ja see ikka on ikka tõele, et mina olen mõnikord hämmingus, et kui ma nüüd lähen mäest alla, käik sees, siis ta tõepoolest kompuuter ütleb 0 ja nii ta ongi, et ta midagi kindlasti, aga üldiselt on see väga ökonoomne. Jah, nüüd selle kompressiooniga hoitakse tööl kõik ventilaatorid, elektrisüsteemid ja tegelikult kütuse tarbimine on 0. Võib-olla mõni nipp, kuidas, kui oled inimene ummikus, siis see on kella 5-6 ajal teada on, et liiklus päris huvitavaks läheb. Kuidas ummikus käitu? See on teada, et siis sa ei saa tõesti 6-liitrist kütuse kulu, aga mida jälgida, kui tõepoolest maksimaalkiirus ongi 25-30 ja pidev teine käik? No põhimõtteliselt on see, et vältida sellist tõmblemist, et ei ole mõtet tekitada liigset energiat, mida sul ei ole võimalik hiljem ära kasutada. Et kui sa kiirendad nüüd ka sinna 30 kilomeetrini tunnis, siis see 30 kilomeetrit tunnis tegelikult on suhteliselt suur kiirus, ehk võib-olla piisaks 20-ni kiirendamisest. Ja tuleks nagu tekitada selle autoga täpselt nii palju seda energiat, kui seda energiat vaja on tekitada. Ehk kui me teame, et meil on vaja sõita kilomeeter, siis kõige ideaalsem oleks see, et me kiirendaksime kuni teatud maani kiiruse ülesse ja siis veereksime sinna kilomeetri lõpuni ja olekski probleem lahendatud, eks. Et piduripedaali me vahepeal kasutama ei peaks, et me seal kilomeetri lõpus jääksime seisma. Jah, minul on ka terve minu sõidukarjääri jooksul öeldud, et ära võimaluse korral üldse pidurit näpi, et kui maanteel teada, et kilomeetri pärast tuleb suur ristmik, kas või tõmba käik välja ja libise sinna või siis natuke hiljem pane madalam käik ja libise käiguga. Täpselt nii ta on, et piduriklotse säästad, pidurikettaid säästad ja tegelikult iga piduri kasutamine, kui me nüüd säästliku sõidu poole pealt räägime, siis tegelikult me oleme midagi kuskil valesti teinud. Pidurit ei oleks vaja kasutada. Otse loomulikult linnasse meil ei õnnestu, aga jalakäijad tulevad üle tee. Seda on ka siit vaja näha praegu juba. Päris täiesti võimalik seda vältida ei ole. No täiesti võimalik vältida ei ole, aga ma ei pea oma sõidukit lõpuni peatama. Ja kui me nüüd räägime parkimisest, siis parkimisega on teoreetiliselt see olukord, et parkida tuleks alati sõiduk võimalusega kohe ära sõita. Ühesõnaga, et kui lähed parklasse, siis kas nüüd jagurdad sinna kohale, et saaksid edaspidi sõita? Täpselt, sellel on nagu 2 otstarvet. Üks otstarve on see, et me pargime sõiduki mootor on soe. Siis, kui meil on isegi sooja mootoriga manööverdada vaja, siis sooja mootoriga manööverdades on kütusekulu väiksem. Külma mootoriga, kui me tuleme, siis me peame hakkama tagurpidi manööverdama. Nagu me teame, madala käiguga on kütusekulu väga kõrge ja juba selle sama väikse manöövriga me tarbime siis kütust rohkemaks. Teistpidi on see turvalisuse pool, et talvisel ajal, pimedal ajal tulles soojasõidukiga on sõiduki aknad, klaasid puhtad, meil on seda ohutum teha,
kui siis, kui me tuleme ja klaasid on tõmbunud seest uduseks ja me peame hakkama siis seda tegema. No aga võtame kokku, sinu küttekulu oli kui palju? 6,6. 6,6 ja minul oli 8,8, see on 2,2 liitrit. See on tegelikult ju kõva võit, päris mitukümmend krooni või eurodes siis paar eurot. Kui me nüüd vaatame niimoodi, et palju see siis protsentuaalselt teeb? Suurusjärk 20% või natukene peale. Ja. Ehk tule koolitusele. Iga 5 paagitäis kütust tasuta. Ja, tegelikult, kui me mõtleme inimene, kes sõidab väga palju, sõidab 5 paaki 6 maha, siis ongi 1 on tasuta. 1 on tasuta, kui sõita selliselt. Aga ütleme nii, et ega igal pool ei ole võimalik seda kütust ka säästa, et kui me konkreetselt ka sellest sõidukist räägime, siis nii huvitav, kui see asi ka ei ole, et selle sõidukiga on sõita linnas oluliselt ökonoomsem, kui sõita maanteel. Ehk tema kere on lihtsalt nii suur, et tuuletakistus muutub kiiruse kasvades suuremaks ja nagu me teame, tuuletakistus kasvab ruudus, et tõstes kiirust 2 korda, tuuletakistus kasvab 4 korda ja sealt ka toimub siis kütusekulu hüppeline kasv.